Tere, jutud Janne alustab täna sellises väga mõnusas keskkonnas. Tere, Jesper. Tere, Janne! Pikka tutvustust Jesper ei vaja, aga mina lisaks siia juurde, et miks Jesperiga. Jesperiga me oleme koos sporti teinud väiksest peale, aga minule on meeldinud see, et Jesper on viimasel ajal julenud rääkida asjadest nii, nagu need on. Vahest küll võib-olla selliselt, mitte liiga ausalt, aga just enda kogemustest ja loomulikult on need kogemused mulle rohkem meeldinud, mis on tulnud spordist kaasa. Nii et hakkame aga pihta. Kuidas siis Jesper sinu juurde üldse sport tuli? Kuidas, kas sa läksid ise õuehoovi spordist või vanemad sind suunasid, aga lõpuks sa korvpalli mängima ju jõudsid, eks? Ja, tere hommikust, Janne ka, et tegelikult on nii kihvt näha sind. Sa oled nagu siukene väga tubli ja andeka Osooni saate, siuke saatejuht, et looduses ja see on Piila inspiratsioonitalu, see inspireerib. Ja, tegelikult oled sa ju siin samas meie juures Hiiumaal praegu siit natukene eemal, aga siit see pilt on nii ilus ja äge, et kui ei teaks, ei tunnekski ära. Aga ja, no lähme stardime siis algusest peale, et spordi juurde, kuna mu enda isa oli võrkpallur, küll mitte kõrgel tasemel, aga ikkagi võrkpallida mängis, siis oli meil ikkagi sport oli au sees ja lapsepõlvest saadik ta ikka tassis mind mängudele ka alati kaasa ja siis seal ma siis platsi kõrval keksisin ja hüppasin ja alati, kui ka isa kaotas, nutsin ja et ma olin ikka siuke lapsepõlvest saadik selline tulihingeline võistkonna sportide austaja. Aga miks sa nutsid? Kui isa kaotas, kui meeskond kaotas, siis ma olin hästi närvis alati ja nutsin ja mul oli nii kahju isast alati. Kas isa tekitas selle tunde või kuidas nagu väikestel see nutmine tuleb, et tavaliselt väiksemad ju lihtsalt plaksutavad, elavad kaasa, ega nad ei tule kaasa, aga sulle oli selgitatud ikka võit ja kaotus ja mis see tähendab ja? No ma olin ikkagi tulihingeliselt spordis sees ja spordimees ikka sünnist saati, et ikkagi see võitlus ja kuidagi see on jah, võib-olla siis sealt jäi hinge ja spordile esimesena trennina mind viidi ujuma, kus ma paar aastat käisin, aga see nagu ei olnud päris see ja siis kuna mu isa oli tuttav meie ühise kunagise treeneriga Allan Torvekuga, siis mind sinna trenni viidi ja mul isegi meeles esimene trenn. Mind viidi tüdrukute trenni kõigepealt millegi pärast, ma ei tea, miks. Aga sinna ma ja samas Oktoobri-Rooni spordikooli ja sealt mu teekond alguse sai ja sinna ma ka väga pikaks ajaks jäin. Okei, aga sa ütlesid, et tüdrukute trenni, ega see oli siis lihtsalt alguses. Kas see ei tekitanud sinus mingisugust sellist nagu tunnet või sa lihtsalt tegid seda, mida isa ütles? No me läksime valel ajal vist sinna. Okei. Ja, et esimene trenn oli tüdrukutega, ma lihtsalt mäletan seda nii hästi, aga siis muidugi juba edasi Allan Torvek hakkas kokku panema poiste gruppi ja sinna gruppi ma siis läksin ja väga pikaks ajaks ka jäin sinna. Väga põnev, sest just meenutades Maretaniga vestlust, siis tema just ju alustas poistega, eks? Samamoodi Allan Torvek sealt, et muideks, Maretiga ma käisin ühes trennis esimene aasta koos. No näed, kui põnev, et Allanil on spordi tulihingelistele sportlastele hinge, et need kõik tulevad trenni olenemata, mis see grupi ümbrus on. Aga kui sul on nii hästi meeles see esimene aasta ja see esimene trenn, aga mis on need kogemused, mis sealt nagu kaasa tulid, sa juba mainisid, et see isa võit ja kaotus läks sulle hinge, aga sinu enda sellised võidud kogemused, või täpsemalt küsida, et kuidas sellest kaotusest siis ikkagi hakkama saada, kas keegi aitas sind või kuidas sa sellega toime tulid? Et kas me räägime nüüd kogu minu spordikarjäärist või? Ei. Lihtsalt need esimesed kogemused, et siis edasi tulid ju tähtsamad võistlused ja koondised ja eks see võitude olulisus ju kasvas tohutult, et kuidas selle pingega seda heas mõttes toime tulid?
no me oleme sinuga sellised enamuses ühe aja inimesed, on ju, et sellel ajal, kui meie olime noored veel ja mängisime, on ju, et siis ei olnud sellisest vaimsest teadlikkusest ja võidu ja kaotuse vajalikkusest ja sellest ei olnud mitte mingit juttu. Oli võit ja oli kaotus ja seal vahel ei olnud mitte midagi. Kui sa kaotasid, olid sa ka, tead küll, kes on ju. Ja kui sa võitsid, siis kõik andsid sind kätel, on ju. Ja see võib-olla algusest esimestest aastatest spordis ongi see meelde jäänud, et isegi ega trennis ja igal pool oli ainult kas võit või kaotus, et seal mitte midagi muud ei olnudki ja selle distsipliiniga tegelikult esimesed, ma arvan, kuskil 5–8 aastat on üles sai kasvatud. Ja kui me eile õhtul sinuga muidugi ka rääkisime sellest natukene, siis on tegelikult, kuna mul endal on praegu üks poeg läks esimesse klassi ja teine läks lasteaeda, et tegelikult need esimesed trennid, esimesed aastad, see võidu ja kaotuse, see selline tähtsustamine tegelikult nüüd, kui ma saan rahulikult seda läbi analüüsida, see on jäänud ikkagi hinge sisse, et sihukestel kriitilistel hetkedel mingi hetk need vanad asjad tulevad ikkagi üles ja sul on ikkagi see, et kas on nii või on naa, et vahepealset ei ole. Nii, aga mis sa oma poegadele ütled? Mis on siis, kas on nii ja naa või on ka vahepealset? Oi jumal, nüüd on sinna ikkagi vahepeale tekkinud suur tükk halli ala, ja kunagi ma ei mõistnud, kuidas saab olla ja öeldakse, et kaotus on vahest ka võit või võit on kaotus. Et nüüd ma pärast pikki aastaid endaga tegelemist, et ma nüüd mõistan seda väga hästi ja oma poegasid ma kasvatangi või mis ma kasvan, nad kasvavad ja võib-olla kui on vahest vaja suunata, siis pigem selle filosoofia järgi. No mis on üks südamelähedasem soov siis, kui poisid spordivõistlustele lähevad, mis sa kaasa annad neile või siis kui nad tagasi tulevad ja see kott lohiseb ja pea on maas, et mis see üks on, mis toetab sinu poegi, mis sa teed võib-olla teisiti, kui sa ise väike? Ma arvan, et see on võib-olla isegi, mis on ka mu enda filosoofia viimased aastad, viimased 5–7 aastat olnud ja millest ma alles hiljem sain aru, et kuigi seda mõned treenerid isegi meie ajal rääkisid sellest, on see, et kui sa heas mõttes annad endast kõik selle asja jaoks ja te kaotad või see tulemus ei ole see, mida sa oled tahtnud, sa ei saa lihtsalt kurb olla. Et meil oli veel kunagi räägitud, anna 110%, anna 140%, mis kuradi moodi sa annad? Pane juurde! Ei see, et 100% ei ole olemas 140%, on ju. Sa saad anda ainult 100%, on ju, ja minu arust oli see täielik idiootsus, ja samamoodi, kui ma ütlen, et ma olen kõik endast andnud selle asja jaoks ja ikkagi läks persse, on ju. No siis ei ole midagi teha, siis on lihtsalt niimoodi ja ma olen ise hästi palju vabanenud igasugustest kahetsustest ja muretsemistest ja ülemõtlemistest ja tagantjärgi mingitest ketramistest just tänu sellele. Et ma olen alati seal, kus ma olen, ma teen alati 100% ja pärast ei ole midagi kahetseda, samamoodi mul poistega on ju. Super, mul on nii hea meel, et sa jagad seda sellepärast, et see mõte ongi, et oma lastele ja oma järgnevatele nõndanimetatud põlvkondadele tahaksin soovitada, et nendeni jõuaks see kiiremini, et nad ei jõuaks siis, nii nagu sa ütlesid, alles 5 või 7 aastat tagasi selle tõdemuseni, et ei ole ainult must ja valge ja vahest on vaja jõuda siia üles võib-olla läbi selle alumise platvormi, aga kuidas sinna jõuda ja kuidas tervelt suunata, et pärast, kui see spordikarjäär on lõppenud, siis jääda ikkagi heas mõttes selle spordi juurde ja selle kogukonna juurde ja olla terve ja toetada seda ja aidata kaasa sellele, mitte panna uks kinni ja täiesti tunda selle spordi tegemisest ja spordis oldud aja eest natukene hirmu ja eemale jooksmist. Mulle meeldis, et sa tõid juba kohe need selles mõttes head asjad välja, aga sa ütlesid, et sa jõudsid selleni nüüd ise lõpus, aga kindlasti võib-olla oli ka selliseid suunamisi juba ka varem, et sa selleni jõudsid, ja kui ei olnud, siis
mis oli see, mis sind nagu aitab selleni viia, sest ei ole ainult spordis, on ka elus ka hetkel selliseid hetki, kus on nagu raske. Aga mis on see, mis siis nõnda nimetatud liftida appi või mis aitab siis selle pea jälle püsti panna ja edasi minna. Et nagu ma ütlesin, see ei ole ainult spordis, see on ka elus ka. Et mis need on see 1-2 asja, mis sind siis aitavad? No see, mis sa alguses nagu rääkisid ka natuke, võib-olla mainiks seda ka, et mis nagu veel oli, mis minu jaoks oli niisugune jalaga tagumikku niisugune arusaamine tegelikult, et kui mina sporti tegin, siis tegelikult hommikust õhtuni taoti meile pähe, et elu, sport peale sporti ei ole olemas. Et sa oled eluaegne sportlane, sa pead trennis käima, sa mitte millegi muu pärast muretsen, aga nüüd ma olen heas mõttes avastanud selle, et tõeline elu alles peale sporti hakkab. Et mina lõpetasin küll varakult 30-aastasena ära selle spordi. Jumal tänatud, et ma seda õigeaegselt tegin ja see oli ka jälle läbi kriisi või läbi konflikti, mis peale tihtipeale suured arusaamised sünnivadki. Ja kui sa ütlesid ka seda, et ei sünniks seda, et peale spordi tegemist inimene hakkab nii-öelda, sõna võib olla isegi vihkamine, sest ma olen ise selle läbi teinud, seda spordi tegemist ja kõike seda ja ma olen ise selle läbi teinud. Ma olen oma tervise sellega metsa keeranud, aga mis on hea asi, on see, et tegelikult nüüd mul hakkab see nagu tagasi tulema vaikselt ja ma arutasin oma mentori Aivar Alleriga ka seda ja ta ütleski, et tegelikult et kuskil 7-8 aastat võtab aega, et keha taastuks nagu sellest hullumeelsusest, mis on tehtud, et ma olen ka nüüd talvel tegin omale puusaoperatsioonid ja ma olen niimoodi vaikselt ennast nagu ravinud ja nüüd tekib nagu isu, et nagu sa eile nägid, mul on korv tekkinud siia hoovi ja nii äge. Ja platsid, et ta tuleb mõnes mõttes tagasi mingi hetk, et minul vähemalt küll. Aga su küsimus oli, et kes ja mis on mind... Ja, või nagu, kuidas sa nagu, ega see ei ole nii, et sa istud ja sulle kukuvad mõtted pähe. Ikkagi see kõik toimub läbi kellegi suunamise või kõige hullemini, nagu sa ütlesid, et tervis läheb metsa või läbi kriiside. Aga nüüd, kui sa oled selleni jõudnud, ja vahest on nagu ka raske, aga ikkagist on ju mingisugused, ma ei tea, ma vahest ütlen omale mingid harjutused, mingid sõnad või mingisugused rutiinid on, mida ma aeg-ajalt muudan, et kui jälle hakkab üle pea kasvama, et kohe tegutseda, et ei tekiks niisugust suurt nagu vau-efekti, et sa 7 aastat pead taastuma, et kas sul on mõni inimene või on mingi tegevus või helistad sa kellegile või sul on omal juba välja kujunenud mingisugune rutiin, et sa ei pea kõiki saladusi avama, aga lihtsalt mõni kasulik näpunäide äkki mõnda aitab see sinu kogemus? Ma arvan, mina üldse hakkasin oma asjadega tegelema, millega praegu tegelen täpselt oligi pärast seda, kui ma spordi lõpetasin ja minu kõige suuremaks abimeheks oligi väga sügav ja väga selline mõtlema panev kriis, et kui ma korvpalli lõpetasin ja pool aastat sain ma siis tegeleda kõikide enda asjadega, millega ma ei saanud tegeleda, kui ma korvpalli mängisin. Ja see üks hetk mul elus nagu väga hästi meeles, et kui ma korvpalli lõpetanud, kõik oli läbi, sa olid aru saanud, et keegi sul enam ei plaksuta, kedagi koti, mida sa teed, igasugused võistkonnaautod, kõik suured palgad, kõik on läbi, mees, et nüüd hakkab nagu elu peale. Ja ma olin siis 30-aastane, et see oli ikkagi päris siuke jahmatav. Aga ja siis ma nagu vedas, et tegelikult ma reisisin mööda maailma 1,5 aastat siis, et mul nagu sai kõigest, ütlesin Eestiga kõik, me müüsime kõik maha siin ja ma läksin ja siis ma sain nagu aru, et tegelikult ma räägin nagu meeste poole pealt, et millal küsitakse, millal saab siis poisist mees või millal, ja siis ma sain aru, et tegelikult näiteks, kuna Eestis mingit siukest rituaali, mujal maailmas on siukeste ürgsete rahvaste juures on alati siuke kaasnev füüsiline valu ja mingid kannatused ja kus on siukse poisist meheks saamise rituaal, aga Eestis neid enam ei ole, kuna sõjavägi enam ei ole, Vene sõjaväge. Et siis ongi siuke vaimne kriis, et see, millal saab nagu poisist mees ja siis, see on nüüd see hetk, et sealt jääb, kuidas see inimene otsustab, kas ta otsustab, et mina juhin elu või elu juhib mind. Ja mina see hetk ütlesin, okei, fuck this, vana sportlane on ju,
et mina juhin elu. Ja sealt tekivadki nagu need kaks lahkteed, sest et mõned inimesed, kes sellel hetkel annavad alla, kui on need mega rasked hetked, siis nad elu lõpuni tegelikult ongi niisugune pudru ja kapsad on ju. Aga mina läksin mööda maailma reisima ja noh, ma olen tegelikult sellest hästi pikalt kirjutanud oma raamatutes, kõikides meesraamatutes, et ma ei hakka seda ümber rääkima, aga kuidagi läbi selle maailma nägemise ja reisimise ja selle ma kuidagi hakkasin jälle inimeseks saama. Okei, kas keegi tõukas sind selleks, et sa sinna või see tuli ikka sinu enda sees, et ma nüüd pean minema välja sellest ringist ja või? Ja seal ongi jah, et nagu enamasti nagu kaks võimalust on, et kas hakatakse võitlema millegi vastu või siis põgenetakse. Et see spordihing lõi ikkagist välja, eks? Et mina nagu ei, ma pigem olin jah niisugune põgeneja, et ma ütlesin kõik kustusin ära oma mälust ja läksin siis täiesti nullist on ju välismaale oma uut elu üles ehitama. Ja siis sammu haaval niimoodi, et ma arvan, et nüüd, kus ma olen üle 40 nats, et nüüd ma võin öelda, et nüüd on nagu korras. Et tegelikult on see olnud niisugune 10-aastane päris pikk teekond. Ja, sest sa ütlesid, et sa ennem just ütlesid, et nüüd need asjad ikkagist tulevad välja, eks, et sa ütlesid, et sa kustutasid ära, et need asju tegelikult ei saa kustutada. See on ikkagist 10-aastane teekond, need asjad tuleb enda jaoks heas mõttes läbi mõelda ja leppida nendega ja aru saada nendest asjadest, et nii äge, et sa jagad. Mina tahan öelda siia vahele lihtsalt oma kogemusest, et minul tekkis ka niimoodi tippspordiga heas mõttes päeva pealt ühe treeneri lausest mulle ja ma olin elu parimas vormis aga see on sul täiesti õige, et see keha ja vaim vajaski pikka aega. Kõik ütlesid, oi, tippsport ei tohi päeva pealt jätta, su keha nõuab seda, aga mina tundsin vastupidi, et ta nagu anus iga päev, et ma jumala eest ei läheks jälle pingutama, sest harjumus oli sees, et kui ma midagi teen, siis ma teen maksimaalselt sellist hobisporti või et minna kuskile esiliigasse tiksuma või seda ei ole nagu olnud, et mu keha nagu vajas ja ma tean, et see on veninud natukene pikaks, et kohati jälle tulevad mingisugused hood tagasi, aga see on nagu hea, et see teadmine, et tegelikult peab liikuma ja liigutama on ikkagi olemas, aga seda peab tegema väga-väga mõõdukalt. Aga läheme ja, mis sa tahtsid lisada? Ei, ma just mõtlesin ka, et ma nõustun sinuga ka, et mul on olnud ka alati, et on küll kutsutud, et tule sinna esiliigasse, tule tiksume ja teeme, aga noh, vaata, ega su aju nagu ei tunnista, et sa oled 40 ja enam nagu ei ole see 21 on ja need aju tahab liigutusi ikka nii teha ja noh, ma arvan, seal hakkaks väga koledaid asju juhtuma. Et ma sellepärast ei ole nagu kuskile läinud, et ma ei olegi tegelikult võistkonna korvpalli, ma arvan, ma olen 10 aasta jooksul mänginud võib-olla 3-4 korda. Aga nüüd ma tunnen, et mingi kuskilt otsast nagu keha tahaks jälle hakata ennast nagu tugevamini liigutama, et see on nagu tore, mille ole mul hea meel. Väga hea, aga hüppamegi siis nüüd sellest kogemustest nüüd siia heas mõttes tänapäeva, et valilt kolisid sa nagu heas mõttes siia, eks, ja ütleme nii, et ma ei mäletagi, millal ma viimati nii hästi magasin, kui siin inspiratsioonitalus, et kõik heas mõttes mugavused kõrvale ja oledki oma mõtetega siin vaikuses ja see on väga-väga hea kogemus. Soovitan vahetevahel võtta aega ja kuulata vaikust, eks. Aga ma läheks ikkagist, et kui ma siin ümberringi vaatan, ega siin ei ole ainult mets, eks, et siin on sellised heas mõttes koostöövormid ja ma näen, et koolimaja paistab siit samast, et need asjad ju on tulnud päris lühikese ajaga sulle siia kõrvale, et see viimane aasta on selline hullumeelne aasta olnud, et heas mõttes kaasa elanud, kas see kool siis lasteleks, et kuidas see on nagu käima läinud, aga see on ju sündinud ikkagist koostöös teiste inimestega, et sul on see võistkonnaspordi koostöökogemus, aga see koostöökogemus, kuidas nüüd saada need asjad käima nii, nagu sa oled saanud, et mis need põhilised on, mis on siin nagu aidanud just need koostöövormid ja mis sa nagu inimestes hindad, et tiimitööseks, nii nagu sa ütlesid, oli must ja valge, oli ainult võit,
ja ka meeskonnatöös ja koostöös on ju arusaamised sul natukene muutunud, et mis on need head koostöövormid, et sa oled jõudnud nii kaugele, sa oled ju pidanud inimestega koostööd tegema. Mis sa hindad enim just koostöös? Noh, ma arvan, et natuke veel pikemalt seletan, et tegelikult ma arvan, et siin all ongi põhjas see sügav vundament tegelikult, mis on nagu, mida nimetangi võistkonnaspordiks, mis nagu on tegelikult metsikult andnud nagu selle nii-öelda järgnevale elule ka igasugused arusaamised, kuidas nagu asjad käivad ja meeskonna loomisest, et mul oli alati mega kahju nagu, et juba noorest peast ka, et kui ma kas või spordigümnaasium olin või vaatasin, kus on kuulitõukajad või tõkkejooksjad, kes hommikust õhtuni pidid üksinda jooksma ja trenni tegema ja üksinda võistlema ja see oli nagu, ma ei mõistunud, et mul on alati olnud ikka kuidagi see võistkond on ju, et on ta siis jalgpall või on ta korvpall, mida iganes võistkonnasport, et see valmistab jube kihvtilt nagu sind ka järgnevaks eluks ette, mis sind ees ootab, et ma loodan, et mu enda poisid ka ikkagi mingi aja tegelevad sellega, see on nagu väga kihvti põhja, aga mida üldse tahavad teha, see on nende enda asi. Ja ega vahepeal, ega meil ei olnudki kohe nii, et me maailmareisites me tegime selle talu, et tegelikult väga suur asi vahepeal, mis me oleme teinud, on üles ehitanud, on ju Yes kirjastuse, mis on tegelikult, ka täna ma vaatasin, meie raamat on Eestis kõige müüdum raamat praegu, nii et Yes, tänane edepäev tuli välja, et see korvpalli üleminek sinna kirjastuse üles ehitamisele ja järgmine samm, mida me siin Hiiumaal teeme, nii-öelda see kogukonna ja kooli üles ehitamine, et tegelikult see alus, põhi ja vundament on täpselt sama. Et mida mina näiteks kõikide nii-öelda oma meeskonna ehitamise juures otsin, on just tegelikult vastupidiselt nagu mingite arusaamad on see, et ma otsin võimalikult minust erinevate teadmistega inimesi. Väga hea. Saad aru? Et ta peab olema, nägema maailma nagu see suur pilt ja siuke põhi peab olema nagu sama, siuksed põhid inimest, et sa hoiad teist inimest ja sa ei valeta ja ei varasta, aga see, kuidas sa nagu see maailma pilt, et kui ka kirjastuses me oleme enda ümber kogunud need inimesed, kes on totaalselt erinevad minust ja minust ka targemad inimesed. Ja see annab nagu sulle selle nägemise ja siukse koos tegemised, see on nagu korvpallimeeskond, on ju, kui sul oleks 5 tsentrit, sellest ei tule mitte midagi välja. Või 5 tagamängijat, on ju, asi ei toimi, et sul peab olema igaüks ja igaüks peab tegema oma tööd nii hästi, kui ta suudab, on ju. Et kui sa oled ääremängija, sa teed omat asja, sa ei pea olema tagamängija või nii edasi. Ja tänu selle varem olema kirjastuse nii mõnusalt toime saanud ja see on ka siin, mis ka meie siin kooliga praegu toimub, et mis ma tahaks ka nagu sa alguses mainisid, kindlasti ei ole see minu kool, et selle on üles ehitanud kogukond ja need inimesed, kes siin on ja need on väga erinevad inimesed, et näiteks ka meie Hiiumaa Vabakooli juhataja on minust totaalne erinev inimene. Meil on mingid põhiväärtused samad, aga näiteks tema on täiesti avaliku sektori inimene, tema teeb kõiki määrustest, seadustest, kõike. Minu jaoks on see täielik must maa, aga mina olen eluaeg töödan nii-öelda erasektoris, mina tean seda poolt ja koos meil see nagu toimib, see kooslus. Ja samamoodi ka kogukond, kes need inimesed siin teevad, on ju, siin on arste, siin on puusseppasid, siin on juriste, et meil on alati, kui midagi on, meil on see inimene olemas, on ju. Just, ja sinu asi nüüd treenerina on panna kogu see sümbioos tööle. Sa tead väga hästi. Ütleme nii. Tegelikult on kõik sama. Elu on korvpall. Elu ei ole korvpall, aga mulle meeldis sa väga ägedalt nagu lahterdasid selle spordi mõttes lahti, aga need inimesed ongi igal pool olemas, need erinevad inimesed ja see tegelikult ongi kõige olulisem alati, miks need asjad ei jõua lõpuni, ongi tegelikult selles ühes inimeses, kes siis sujuvalt ilma märkamata kõikide erinevate inimeste märkamata viib nad kokku ja panevad ühise eesmärgi nimel tegutsema. Nii et mingisugused salanipid sul heas mõttes ikkagist on, et tuua ka neid erinevaid inimesi ja ma väga tänan, mis mulle meeldis, et sa välja tõid just selle julguse öelda välja, et kaasata oma tiimi ka endast targemaid inimesi, et see on ka minu viimaste aastate kogemuse kõige suurem võti, et see viib edasi ja et see inimene tunneks, et ta saab
anda oma panuse nagu 100%. Kui see inimene ei saa anda enam juba 100%, siis sa pead minema ja vaatama peeglisse, et sa oled nagu jätnud kas midagi tegemata või sa oled ise liialt läinud tema tööd tegemata. Ta ei saa endast anda 100%. Et aitäh, see oli hea praegu tunne nii mõlemile, eks. Ja ma kohe... Üks asi veel tegelikult, kui ma mõtlen seda, et meile rääkisime sellest ka, et miks üks väga tähtis asi veel on selle nii-öelda tiimi üles ehitamise juures ja mida me oleme ka teinud ja mida ka sina rääkisid, et miks sa teed ka kõike neid oma asju, mis sa teed, on ju. Et ma ei tahaks öelda õpetada, aga rääkida inimestele sellest, et julgus usaldada headust. Mis tähendab selle juures juhina, nii sina kui ka mina, kui ma oma ettevõtteid juhin, kui selle kooliga tegeleme ja kõik muud asjad, et kõik see niisugune areng ja see sümbioos saab tekkida ainult läbi headuse ja läbi motiveerimise ja läbi positiivsuse. Kui me tuletame meelde oma minevikku, on ju, Janne, ma arvan, sa mäletad, meie elu on olnud täpselt vastupidine, seal on olnud ainult kurikas, kirves ja vikat, on ju. Et nüüd seda ümber õppida selleks, et sa ise juhina, aga lapsevanemana ja kõike muud moodi nüüd, et sa julged usaldada seda, et see sümbioos ja edu tekib läbi headuse, see on teekond. Ja ma saan aru nagu vist, et tegelikult su enda elus on ka suured muutused, kuidas sa oma 2 last oled erinevalt kasvatanud, eks. Ja, et see on põnev, et sa oled ise ka nüüd siia teekonna läinud, et see on ka üks suur asi. Absoluutselt, et see ka võib-olla selle minu enda treeneri teekonna viimased muutused ongi olnud selles suunas, et aru saada, et selleni, et tulemuseni jõuda ei ole vaja. No sa tõid selle headuse ja kurjuse, aga sellist nõudlikkust ja kõvat häält ja ainult, et on must, ja selleks, et kohe saada tulemust, on vahest vaja tõsta võib-olla häält, aga see on hetkeline, aga see ei tohi olla igapäevane. Et selleks, et saada pikaajalist tulemust ja nii nagu me ka alguses ütlesime, tervet inimest, tervet sportlast, ka pärast sportlaskarjääri peabki olema pikaajaline koostöö. Ja mulle meeldis, et me jõudsime ka Andres selles viimases podcastis, et me jõudsime selleni, et viia sportlane, no me räägime täna sportlastest, selleni, et sellel hetkel, kui ta ju korvpallis, siis kui ta viskab palli korvi või ta võtab otsustava söödu või võtab selle otsustava otsuse vastu, ta tegelikult on ju üksi. Ja siis tulebki see muster, kuidas ta on sellele jõudnud, selle otsuseni, eks. Et järgneb siis sellele siis kas see sissevise või möödavise, et kõik need asjad, et sellel hetkel, et teeks sellel hetkel parima otsuse, siis see ongi teekond, kuhu tegelikult treener ja sportlane koostöös peaksid jõudma. Ja siin nüüd sinu poolt välja toodud, et see, ja mulle ka meeldib võistkonna alas kogemused rohkem, aga nüüd vaadates, kuidas tegelikult need üksikala, kes üksi treenivad, eks, kuidas nemad oma mõtteid juhivad ja oma need otsused, et see on tegelikult ka selline tegelikult innustav nagu kõrvalt vaadata ja motiveeriv, et me jõuamegi sinna, et sel hetkel, kui see üksik sportlane, ta kogu aeg teeb oma asju, ta teab, eks, aga ka võistkonnaspordis on ju neid hetki, kui sul on vaja üksi võtta see otsus vastu, nii et see on olnud lahe ja väga raske teekond, sest nii nagu sa ütlesid, et julgustada, et headusega saab edasi, aga sellise hea sõna ja motiveeriva ja edasi viiva suunamisega olen ma aru saanud küll, et jõuab kaugemale küll, jah. No see on, jah. Et see mõte ära ka, aga need hetked, et sa nii kihti praegu tõid välja just selle hetke, kus sportlane peab riskima. Nüüd on see hetk käes, on ju, et kas ma teen seda või teist, et seal oli ka võib-olla, kui me räägime mustritest, meie enda mineviku mustritest näiteks, et kuna meil on olnud väga selline kõva distsipliiniga treener on mõlemal, et mingi hetk, et kui me pidime otsustama, me võtsime otsuse vastu ja see oli vale, sa mäletad ise, mis juhtus, on ju.
ja see on nii, ja see jääb nii inimese hinge, et tegelikult sa alati hakkad alateadvuslikult valima neid lihtsamaid ja kindlamaid otsuseid. Ja mis oli ka minu enda elus tegelikult, ma väga hakkasingi alateadlikult valima, mis on kindel, aga sa tead ise, et need tavaliselt ei vii mitte kuskile. Et sellest mustrist ka nagu välja saada, et julgus riskida suurema asja nimel, see on nagu selline asi, mis ma usun nagu, et millega väga paljud meie põlvkonna sportlased on pidanud tegelema praeguses elus. Ja mina lisaks siia juurde veel, et jaa, julgus riskida, aga see hetk, kui meie võtsime neid otsuseid vastu, me isegi teadsime vahest ka ette, see hirm eksimuse ees oli nii suur, et sa tead, vahet ei ole, kas ma teen õigesti või valesti, kas see pall läheb korvi või ei lähe, või ma söödan või ma annan endast parima, on alati nagu midagi ikkagist viga. Ja vot see on see muster, mida on ikka väga raske olnud välja, ma ei tea, mitte kustutada, vaid printida uut mustrit sinna peale, et kui sa annad nagu heas mõttes endast ikkagist maksimumini, siis see, mis see tulem on, siis see on hetke tulem, see ei ole seotud sellega, et sa kindlasti eksid või see on kindlasti vale tulemus, et see, aitäh, et see teadmine ja see muster ongi olnudki kõige raskem muster välja joonistada. Jah, et mu endal, kui ma ka oma esimest, kui ma lapsi kasvatan, ma olen ka isa, et ma näen, see tegelikult seal all kogu aeg tahab ja kui nagu välja tulla, aga see ongi siuke teadlik kogu aeg tegelemine sellega, ja alles siis, kui mina oleks julgenud hakata vastu võtma neid julgemaid otsuseid, on alles kogu elu tegelikult lahti läinud mu ees, on ju, aga kus see pärit on, jälle ma arvan kuskilt lapsepõlve hirmudest, on ju, et kui ma eksin, siis on väga halvasti. Aga just, et oma lastele ka näiteks, et oma poegasid praegu, üks on mul 3 ja 7, et näiteks ma ei aita neil teha mitte midagi. Kui ta ütleb, et ma tahan vett võtta siit või ma tahan noaga lõigata, on ju vorsti, et issi tule aita, ma ütlen, ma ei aita. Ma ei aita ennem, kui ta pole ise proovinud. Ükstapuha, mis see tulemus seal on. Ma kunagi nagu ei saa pahaks, ta ajab selle tassi maha või midagi, aga sealt tekib see julgus, on ju uusi asju proovida ja see pika peale see lõngakera keribki elus selleks, et kui sul on valida natuke riskantsem, aga äge elu või kindlam see, et alati valib selle suurem, on, et ta ei karda seda tulemust, on, et midagi ei juhtu tegelikult. Ma lisaks siia juurde, et mina oma nooremaga kasutan samamoodi ja mis mulle väga meeldib, mis on nagu tõestuseks mulle iga kord on nagu vau-efekt, et kui ta tahab kogeda uusi kogemusi ja sa lased tal seda teha, siis ta tunneb sellest, kas talle sellest kogemusest sa näed, kas ta tunneb sellest rõõmu või ta tunneb, et tema jaoks on see liiga vara, see praegu teda ei huvita. Aga kui sa ütled, et seekord me ei saa seda proovida, siis teda jääb nagu painama see, et ta tahab nagu ja sa näed, kuidas see segab teda. Et see on nagu nii äge õpetus kohe kõrvalt, et näed. Tal tekib see kiusatus ja siia juurde me võime rääkida kohe, kui meie lapsed jõuavad puberteedi ikka, mis sealt edasi hakkavad need asjad minema, aga kui see kogemus tuleb kohe, et ma saan proovida, ma julgen proovida ja ta julgeb sinuga seda proovida, mitte ta ei lähe tegema seda sõpradega ja võib-olla ka vahest meie teele satuvad ju sellised inimesed, kes peaksid meid õpetama, aga me ei oska neid õpetusi vastu võtta ja siis tulevad sellised negatiivsed kogemused, et see on nagu väga äge, väga äge teekond, aga hakkaks vaikselt otsi kokku tõmbama ja siis sa oled nii palju oma neid häid väärtusi ja oma neid kogemusi juba välja toonud, aga ma küsiski siia juurde, et kui sa nüüd hakkad vaikselt siia spordimaailma tagasi tulema ja oled nagu olnud kaugel ja vaadanud kõrvalt seda, et mis sa hetkel, kui praegu sinu käest küsida, et mis sinu arvates võiks olla spordimaailmas teisiti? Spordimaailmas teisiti, ma arvan, ma olen liiga kaua sellest kõigest eemal olnud, et sinna maailma nagu mingid õpetussõnu anda, et pigem ma nagu ütleks seda, et ma nagu metsikult tänulik selle, et ma olen kunagi selle asjaga tegelenud, ja just mina ei ole tippu kunagi jõudnud, on ju, aga ikkagi ma olen näinud ja ma olen nagu väga tänulik selle eest, et
mis ma tegelikult sellest maailmast õppisin, sest et tihtipeale, kui vaadatakse ka võib-olla minu tegemisi, mis ma teen, kus on ju mingid turismitalud ja kirjastused ja koolid, et enamus inimesi, ma arvan, 90% tegelikult unustavad selle ära, et ma olen kunagi olnud profisportlane. Ma olen iga päev 2 korda trennis käinud, ma olen nädalavahetuse võistlustel käinud, see on metsik distsipliin, metsik süsteemsus ja metsik kannatlikkus tegelikult, mis selle, sa tead isegi, selle taga on. Rutiin, just. Ja rutiinitaluvus ja tegelikult need on nagu need asjad, mis mina olen nagu võtnud ja tõstnud nii-öelda oma ka muudesse tegevustesse, mis on mind aidanud nagu väga rasketest aegadest läbi ja mis hoiavad nagu ongi teravana, et inimesed ei mõista, kuidas see võimalik on, kuidas sa jaksad. No aga see ongi see, on ju 3 asja, distsipliin, süsteemsus, kannatlikkus ja mõtleks väga hästi ka rutiinitaluvus. Et sorry, et praegu küsitakse hästi palju, et kuule, sul on mingid salanipid, kuidas sa neid asju teed, kus see shortcut on või kuidas see on. Sorry, ei ole olemas siukseid asju. Inimesed tööd tuleb teha. Tööd, aga targalt on ju. No sama on korvpall ja sport on ju. Et ega see midagi erine, et kunagi ma ka korvpalluni lootsin neid shortcut'e, et kindlasti kuskil on, äkki ma saan sealt. Ei ole, sorry. Kuidas Jesper puhkab? Kuidas Jesper teeb teise tööga. Et ma olen enda jaoks nagu ehitanud sellise võib-olla ringi nagu, et puhkus ongi tegelikult puhkus tähendab seda, et sa oled eemal sellest, mis on su nii töö on ju. Aga kuna mul on nii erinevad tööd on ju, et üks asi ongi see, et ma teen nii-öelda vaimset tööd, teen siin arvutis, juhin oma kirjastust, tegelen raamatutega, see on väga selline töö. Siis kõrval mul on turismitalu on ju, ma lähen siia niidan muru, ma ei tea, koristan võsa on ju, siis ma lähen kooli, tegelen kooli asjadega, et kogu aeg on niimoodi, mul on päev läbi kogu aeg. Aga mul ei ole nii, et mul on, nagu me ennem rääkisime, must ja valge, töö ja puhkus. Et mul ei olegi, mul ongi kogu aeg, see ongi mu elu. Et ma olen nagu sellest saanud, sellest nagu me ennem rääkisime, on ju võit-kaotus suures pildis, sellest nagu üle. Et mul ongi kogu aeg siuke mõnus, kogu aeg sumin, et mul ei ole vaja puhata. Ma ärkan hommiku kell, näed, mis see kell on praegu, kell on 9 läbi, me tegelikult olime kell 7 põlevad üleval. Ja õhtul kella 7 kogu aeg tegelen millegiga. Ja ma ei ole õhtul väsinud, on ju. Et minu jaoks on see, ma elan seal nüüd võib-olla seal hallis alas, et ei ole ainult see ja see. Tegelikult see hall ala on ju väga värviline. Et see on tegelikult öeldes hall ala, aga see on väga värviline. Aga ma näen, et sa kibeled juba minema ja tegelema uute ägedate asjade ja nii, et ma soovin sulle, et see hall ala oleks lõpmata värviline ja lõpmata kaua ja et seda kogemust jagad sa julgelt kõigile teistele ka ja ma väga loodan, et mulle vähemalt tundub kõrvalt, sa tõid ka täna välja, et selline julgustamine, mis sa välja tõid, et sinu kõrval töötavad siis need ägedad naised saavad seda julgustust juurde, et tegutseda ja võtta asju ette, et see kõik on võimalik heas mõttes. Kõik on võimalik. Ja ma siia lõppu ei ütleks, et tööd peab tegema, aga see kõik asjad peavad olema tasakaalus, et seda mõnusat sumisemist peab ka olema, mis enda meele ja hingega, nagu öeldakse, tasakaalus hoiavad. Aga suur aitäh sulle ja ägedat nädalavahetust teile. See tulla põnev. Aitäh, et sa, Janne, nii kaugele Hiiumaa siia tagumisse otsa meile külla tulid ja suur kummardus sulle ka tegelikult. Ma olen sind jälginud sotsiaalmeedia ja meedia vahendusel ka, mis sa teed, et sa ajad super head asja. Et suur kummardus ja nagu ma ütlesin, et jätka palun samal lainel, et ma tean, et päris paljud sportlased on ka inspireeritud sinust ja kes on hakanud minema sinna natuke tegelema ka sellega ja kuidas sa räägid ka nagu naiste võistkonnaspordist ja naiste spordist nii palju, et kindlasti jätka samal rajal, et me olen su selja taga sind headusega alati toetamas, nii et kui vahest ümber kukud, tule meile siia pihlale ja võta lapsed ka kaasa, nagu seal siin me oleme filmis oli. Ja just, ja siis vana Volgaga jälle kohale ja nii ta on, aga aitäh heade sõnade eest ja eks mitte ainult naised, vaid ja mitte ainult võistkonnaspordialad, aga kõik me vajame vahel tunnustust ja toetust, nii et aitäh selle jagamise eest.
mõnusat päeva. aitäh, tšau. Tšau.